Tere imelised inimesed, tere ilusat laupäeva. Ja täna ma tulin teiega rääkima, et tutvustada teile jällegi programmi ema ja lapse ühenduse tervendamine. Kui sa mind näed, kuuled, siis ütle mulle ikka tere. Ja kui sa vaatad hiljem seda järele, siis ütle ka tere. Võid öelda ka, kus kohas sa seda vaatad, kas sa juba puhkad või on veel husinad tööpäevad. Et ma natuke ootan, kas keegi leiab selle video üles või olete kõik laupäeva veetmas mõnusalt ja vaatate seda järele. See on ka okei. Nii, aga on siis aeg jälle rääkida ema ja lapse ühendusest ja ma tahan just rõhutada seda, et kui oluline on sellele ühendusele tähelepanu pöörata ja kui oluline on seda tervendada ja ma pean siin silmas just nimelt energeetiliselt. Sest see mõjutab väga palju meie suhteid. Ja et ma pakun seda programmi siis 2 aastat nüüd. Ja kui sa äkki läbisid programmi, et ma tahan mõista oma last, siis sa natuke mõistad juba neid telgitaguseid, sest see programm oli mul selline, ehk siis kõigile, et kui sa oled juba lapsevanem või planeerid lapsevanemaks saada või kunagi hiljem planeerid või su lapsed on juba täiskasvanud, siis sa said kindlasti aimu, mis värk on, et paremini siis mõista kogu seda dünaamikat, lapsevanemaks olemise dünaamikat. Aga ema ja lapse tervendamise programm ehk siis ühenduse tervendamise programm on nüüd natuke teistmoodi, see on siis sellest välja kasvanud programm, kus me teeme konkreetselt sinuga tööd. Ja see on siis kõige lähem viis teha minuga üks-ühele tööd, see ongi nagu üks-ühele seanss, lihtsalt see on väga pisikeses grupis. Nii et seal ma tahan sinust kuulda kõike, seal on töövihik, ma tahan teada, mis toimub sinu energias, sinu enda meelest, ehk siis lihtsalt vastata küsimustele ja sealt edasi me hakkame siis seda tööd tegema, ehk seda ühendust tervendama, kus me siis puhastame uskumusi, blokeeringuid, ühendusi, kõike neid, nii et see on niisugune energia lugemise seanss, ütleme niimoodi, ja mitu seanssi siis vajadusel, et oleneb, kui palju siis osalejaid on. Et kui me nüüd mõtleme siis ema ja lapse ühenduse peale, sa võid ise ka natukene tunnetada seda teemat, võib-olla sa oled mõelnud sellele, võib-olla sa oled sellega ka tegelenud, aga et aru saada siis paremini, siis see ühendus ema ja lapse vahel tekib eostamise hetkest või ka siis veel varem, kus siis tulevad mängu meil hingekokkulepped, et kes see tuleb meile siis lapseks ja mida me siis hakkame koos ilusasti õppima. Aga üldiselt jah, et see ühendus, pauh, tekib siis sellel eostamise hetkel ja sellel hetkel siis, mis energias toimub? Energias toimub see, et seal on siis puhta armastuse seisund. Ütleme niimoodi, selle ühenduse tekkimise ajal on alati puhas tingimusteta armastus. Sest et emal on alateadlikult oma lapse vastu alati puhas tingimusteta armastus. Aga seal ümber on siis väga palju jama, kogu siis see uskumuste süsteem, mis hakkab tekkima ja mis siis elus toimub ja mis toimub siis eriti ema elus, see hakkab mõjutama, see hakkab suurt rolli mängima. Ja selle eostamise hetkest saati laps hakkab siis vastu võtma signaale, mida ema tunneb,
mis toimub ema elus, mida ema mõtleb. Mitte midagi, mitte ühte väikest asja ka ei jää lapsele saladuseks, mis toimub emaga. Et mis uskumused on emal eostamise hetkest alates ja milline on ema energia. Ja lapsel ongi siis hästi tugev energeetiline ühendus. Olenemata siis sellest, kas ta on pärast sündi oma emaga koos või ta ei ole koos. Sest et selle 9 kuu jooksul eostamishetkest sünnini on ta juba nii palju saanud infot, nii palju saanud energiat, nii palju saanud uskumusi oma uskumuste süsteemi. Ja kui emal on seal midagi väga viltu, siis see avaldabki juba mõju ja lapse energiatase ka siis on mõjutatud sellest, mis siis sünnihetkel toimub. Ja ema võib isegi lapse hüljata või emaga võib midagi juhtuda, aga see 9 kuud juba ema kõhus olemist on see ühendus olnud nii tugev, et sealt on siis väga palju edasi antud. Ja isegi kui laps ei tundnud oma ema pärast sündi, see ei tähenda seda, et seda ühendust ei ole olnud. Ja tegelikult on see siis väga tugev. Ja kui me neid ühendusi siis vaatleme, siis koheselt tegelikult hakkab see jama sinna ümber tekkima ja hakkab siis seda ühenduse kvaliteeti alla tõmbama. Ehk kui me stardime sealt tingimusteta puhta armastuse kohast, siis koheselt hakkab siis see mõju sealt pihta. Ja pane tähele, et see on siis juhtunud ka sinuga ja sinu emaga, kui sina mõtled oma emale. Et samamoodi sina oled olnud oma ema kõhus ja oled sealt alustanud seda ühendust siis juba ja mis sina ümber siis kõik on tekkinud. Sina oled tundnud oma ema kõiki tundeid. Sina oled teadnud, mida tema mõtleb. Sina oled täitsa kuulnud tema mõtteid, tema sõnu, seda, mis ta elus toimub, seda olukorda, arutelusid, kõike, kui sina olid tema kõhus. Peituda ei ole olnud emal mitte kuusagile. Ja paneme tähele, et ükskõik mida sina kui ema oled edasi andnud või sinu ema on sulle andnud või sina kui tulevane lapsevanem hakkad edasi andma, siis see ei ole sinu süü. Ja see ei ole sinu ema süü. See ei ole sinu vanaema süü. Lihtsalt sellel hetkel sina ei teadnud paremini, võib-olla sa ei teadnud energiatööst mitte midagi. Sa ei osanud paremini, sa andsid endast parima. Sest süütunne on meil ise enda genereeritud. Kui seda seal on, siis ma soovitan sellega tegeleda. Sest sel hetkel siis, kui laps on ema kõhus ja sina seal tegutsesid, tundsid, mõtlesid, siis seda sa tegid kõike oma uskumussüsteemi põhiselt. Ja mida rohkem siis ka enne lapse sündi me enda uskumuste süsteemiga tegeleme, oma energiat tervendame, seda toredam ühendus saab sul olema sinu lapsega. Aga ka tagantjärele on siis võimalik seda ühendust nii palju ja toredasti tervendada, et näiteks ka sinu suhe emaga muutub paremaks, mis võib-olla ei ole olnud läbi aegade selline, nagu sa oleksid soovinud. Nii et märka seda. Ja kui sina oled näiteks oma laste osas olnud elus väga kontrolliv, näiteks sa oled hästi ematsemine, eks ole siis see, et ma olen nagu selline kuri taktikepiga õpetaja, et see ei ole siis see ema roll, et ma olen leebe, mõistev, armastav ema, vaid sa oled ematsev. Ehk kui sa kogu aeg suunad, kuidas lapsel peavad kõik asjad käima või sinu ema võib-olla tegi nii ja suunas sind, kuidas peab õppima, mida peab tegema, millisesse kooli peab minema,
kui edukas peab olema, kellega võiks sõbrustada, kellega ei võiks sõbrustada, millises huviringis võiks sinu lapsed käia. Ja sellisel juhul, kui sinul on see kontrollivajadus hästi kõrge, näiteks ka kui sa oled selle oma emalt üle võtnud, siis järjest see ühenduse kvaliteet sinu ja sinu lapse vahel hakkab halvemaks minema. Ja nii et tunneta seda, et kas sinu ema oli ka näiteks kontrolliv. Ja mis siis juhtub? Siis hakkab juhtuma see, võib-olla on ka sinuga juhtunud, et laps hakkab siis tundma, et ta ei ole piisav, et ta ei ole väärtuslik, et ta ei vasta ootustele. Et eelkõige ta hakkab kohe tundma seda, et ma ei vasta oma ema ootustele. Ja selles ei ole tegelikult süüdi ema, vaid see on ka lapse iseenda tunne, sest ta lihtsalt võtab selle energia emalt üle või siis sina oled võtnud selle oma emalt üle, kui sina tunned, et sa ei ole piisav, sa ei ole väärtuslik, sa ei vasta inimeste ootustele. Sa lihtsalt võtsid selle energia üle. Ja see pall hakkabki niimoodi veerema, kasvama. Et see ongi siis see, et kui see ühendus läheb imelikuks. Ja emadena me peaksime kindlasti märkama, mida meie oma lastele räägime. Ja mitte ainult, mida meie oma lastest mõtleme. Et kui meil siis lapsi veel ei ole, et mida me üleüldse kõikidest lastest mõtleme. Ja raseduse perioodil, mida me oma lapsest mõtleme. Nii et jälgida eriti mõtteid selle koha pealt, et kas hüppab sisse seda, et ma ei taha seda last või oli see kogemata õnnetus. Või siis, mis on nagu hästi selline asju ära rikkuv on see, et kas ma eelistan, et ta on poiss või tüdruk ja sealt hakkab looma see pettumus, sest sinu laps tunneb selle ära, näiteks, et kui sina tahad hirmsasti poega saada ja tema on tütar. Nii et seal võib pärast tekkida päris suuri erroreid. Ja et kõik need asjad hakkavad siis rolli mängima, et millised on sinu ootused lapse osas, kui tema on sinu kõhus. Nii et lapsi seostamise hetkest püüab selle info kinni, millised on sinu ootused tema suhtes. Ja kui on siis näiteks soovimatu laps, siis võivad olla hirmud, et ma ei saa hakkama, ma ei taha, sellest ei tule midagi head. Ja siis laps hakkab seda juba tundma. Et ta ei ole piisav, ta pole oodatud. Ja isegi kui pärast sündi on kõik hästi, et ema on selle tasakaalu nagu leidnud, on rõõmus ja õnnelik, siis see on juba siis lapse süsteemis ja energias sees. Ja kasvades see siis kõik hakkab kuhjuma. Laps võib hakata näiteks tundma, et ta tahaks olla keegi teine, näiteks kui ema on oodanud just näiteks tüdrukut, kui ta on poiss. Või pane tähele hästi seda, et näiteks kui ema väga palju võrdleb teda teiste lastega. See võib olla siis näiteks beebieas, et sa võrdled, et see beebi on palju ilusam ja pontšakam või see beebi teeb juba asju palju rohkem 3-kuuselt või ta on rohkem juba arenenud või et sellel beebil on hoopis pikemad ripsmed. Vot see nüüd hakkab kõik mõjutama. Ja edasi juba siis, kui laps kasvab, et kui sa teed seda võrdlused, et oota, mu sõbranna lapsel on hoopis ilusamad juuksed või ilusamad hambad või ta on saledam või ümaram või mida iganes sa võrdluseks teed, siis selle tunneb laps täpselt samuti ära ja see lõhub järjest teie omavahelist ühendust. Nii et kui sealt tuleb siis palju signaale, et ta pole okei oma emale, olenemata sellest, et ema teda väga armastab. Sest et kõike, mida me teeme tegelikult ju heas usus, heas tahtes, siis toimubki selline pidev kaugenemine ja suhted võivad muutuda palju halvemaks, järjest halvemaks. Ja eriti siis, kui ema jätkab seda kontrollimist või reguleerimist, kuidas asjad peavad käima ja erinevate selliste signaalide väljasaatmist.
Ja kui laps hakkab ema energiast väljuma pärast siis 7. eluaastat ja jõuab sinna teismeikka ja ema ikka veel reguleerib ja klammerdub oma lapse külge ja tahab tema eest elu elada, siis võivad need ühendused minna nii sassi, et toimub siis täielik krahh ja normaalsest suhtlemisest ei tule lõpuks midagi välja. Ja sellist asja me võime isegi kogeda täitsa täiskasvanutena, näiteks kui sina oled 50-aastane ja su ema on 70-aastane ja tahab sind ikka veel kontrollida, siis see on päris raske koorem kanda. Et see siis tekitab palju ebamugavust, frustratsiooni ja kõike muud sinna juurde. Ja sa kindlasti, ma usun, et me kõik teame neid olukordi, kus siis lapsevanem ja teismeline omavahel absoluutselt läbi ei saa. Rääkimisest ei tule midagi välja, hakatakse mässama, uksed pauguvad, joostakse kodust minema. Tundubki selline isegi kõrvaltvaatajale, et täitsa mürgine keskkond, kus siis laps haugub vastu või siis sulgub täitsa endasse, üldse ei räägi, kodus olemine või koju tulemine on ebamugav. Tahaks kohe kodunt ära minna, kohe on nagu säriseb õhus see elekter. Ja samal ajal siis tegelikult lapsevanem selles olukorras püüab endast anda parimat ja püüab siis last toetada, aidata, kuidagi rääkida temaga heaga, kurjaga, rahulikult karjudes, hingata, proovida, aga mitte midagi välja ei tule, ei saa sellega hakkama. Ja ka laps ei tule selle olukorraga toime ja ta tahab sellele risti vastupidiselt siis tegutseda, et ongi kohe selline plahvatusohtlik olukord olemas. Need on siis kõik meie energiad, need on siis kõik meie uskumused selle ümber, millega siis tuleks tegeleda. Ja lapsevanemate puhul kindlasti tähele panna, et kas sina oled siis üle võlli lapsevanem, kes elab ainult laste jaoks, kes kullipilgul jälgib kõike ja soovib kõigest osa saada, mis toimub ka siis seal teismelise elus või juba täiskasvanud lapse elus. Et see on siis väga halb sulle ja ka lapsele. Et muidugi me hoolime lastest, aga kui me elame nende elu, siis suhted võivad minna sedavõrd halvaks, et ei ole omavahelist kommunikatsiooni lõpuks enam üldse, sest absoluutselt iga hing, kes on kehastunud, tahab ise elada iseenda elu ja tahab ise õppida oma õppetunde. Ja kui see on sul nagu vääramatu jõud sees, et sa teisiti ei saa või kui sa hakkad juba lapsi planeerima, sul lapsi ei ole ja sul on see juba see tunne, kuidas sa juba kujutad ette, kuidas sa hakkad selle lapse elu elama ja kuidas sa kõik aitad ja hoiad teda nagu vati sees ja teed ja oled, siis on see juba selline väikene ohumärk, et sa võiksid enda juures selle poolega tegeleda, et kus need väärtused on ja et kuidas sa üldse näed või tajud siis enda ja tulevase lapse suhet. Ja alati on duaalsus, et võib olla hoopis teine äärmus. Et sa võid olla hoopis see ema, kelle jaoks lapsed on koorem. See on nagu kohustus, et lapsed nagu peaksid olema, mis ka ei ole tõsi tegelikult. Et on ka siis inimesena võimalik teha valik ja otsus, et ei taha üldse lapsi. Seal tuleb muidugi taha vaadata, mis on need põhjused. Kui seal on mingid hirmud, mingisugused imelikud blokeeringud, siis need tuleks ära eemaldada ja vaadata siis sellele otsa, et kas sa päriselt ei taha lapsi. Aga see valik on olemas aga kui sa oled siis see, kes nagu kohustusest, et peavad nagu lapsed olema, sest kõikidel ju on ja järel tulevad põlved ja kõik see ühiskonna poolt jälle kodeeritud uskumuste süsteemi. Ja võibki olla, et sa ei mõista oma lapsi, sa ei taha nendest midagi teada ja sul on selline tunne läbi aegade, et mida vähem nendega tegeleda ja suhelda, seda parem tundub, et nad kuidagi nagu kasvavad taustal suureks ja sa üldse nagu ignoreerid, mis toimub nende elus, nad ajavad oma mingisugust asja, teevad mingid, sa ei tea isegi nende
mõtetest, tunnetest väga palju midagi, et mida vähem siis suhtlust, et seda kergemini sina ennast tunned. Ja seal taga võib olla ka siis see, et see tunne, et sa ei ole hea lapsevanem, aga sa ei saa sinna nagu midagi teha. Ja see tunne, et ma ei oska lapsevanem olla ja ma ei oska kõikide nende olukordadega toime tulla ja natukene nagu see oma laps on siis võõras inimene. Et sa ei oska nagu selle lapsega midagi peale hakata ja temaga suhelda ja ei suuda seda lapsevanema rolli võtta. Jällegi süüdistada pole kedagi, on energiad, on uskumused, on võimalik seda siis tasakaalustada. Ja see võib ka muidugi võtta selle suuna, et sul on väga raske, sul on väga häbi selle pärast, aga sa ei saa sinna mitte midagi parata. Nii et ühenduses on jällegi probleem. Ja ema ja lapse ühenduse tervendamise programmis me tegeleme konkreetselt sellega, mis on seda sinu ühendust kahjustanud või kahjustamas. Et see siis ühendus sinu ja su lapse vahel, ühendus sinu ja sinu ema vahel ja eriti oluline siis, kui sul veel lapsi pole, sa plaanid neid saada, sest muidu kõik see kandub edasi, mis on olnud sinu ja sinu ema vahel. Ja suhe meie lapsega võib olla täiesti harmooniline. Ja see on ka sulle kättesaadav. Ja lisaks me selles programmis tegeleme ka sellega, mida sa üleüldiselt lastest siis mõtled. Millised lapsed sulle meeldivad, millised ei meeldi, millised ei meeldi üldse või meeldivad kõik nii üliväga ja sa oled valmis kohe oma elu ohverdama kõikide laste nimel. Nii et tasakaal on jällegi siin ka see võtmekoht, see võtmesõna, et kusagil äärmused ei ole head. Ja millised lapsed sulle siis meeldivad, ei meeldi, millised teismelised sulle meeldivad, ei meeldi ja uskumused nende ümber. Ja emaga ühenduse osas siis ükskõik, kui vana sina oled, võib olla siis palju segadust, võib olla draamat, võib olla jamasid, võib olla vimma. Ja seda poolt siis tervendame ka. Ja kui sa oled proovinud ja ei ole õnnestunud last saada, siis on ka sinu uskumussüsteemis midagi viltu, mis on seal süsteemis juba sees ja see tuleks siis ära puhastada. Nii et selles programmis suhe olemasolevate lastega, tulevaste lastega, üldse lastega, suhe emaga, tervendame, puhastame. Ja see teema on mulle endale väga oluline teema, kuna kõik selle ma olen läbi teinud. Mina olen olnud siis see ülikontrolliv ema. Minu ema on olnud ülikontrolliv ema. Ja seal teismeeas lapsega ja sealt edasi kasvades, enne kui ma energiatöö üldse leidsin, siis meie suhted muutusid selliseks, et me praktiliselt olime ikka nagu kass ja hiir või koer ja kass, et me ei saanud nagu üldse seda kontakti, et kogu aeg oli hästi suur pinge õhus ja oma ema poolt ma siis tundsin kogu aeg seda suunamist ja kontrolli ja seda elavat etteheidet, kui valesti ma elan, kuidas ma valesti kõike teen. Ja kui need ühendused said nüüd tervendatud ja puhastatud, siis meie omavahelised suhted on muutunud 100%. Ja mul on hea meel, et mu tütar ei pea seda edasi siis kandma oma lastele, et samamoodi need ühendused on tervendatud. Astrid küsib, kas lapse jaoks on võrdväärsed ema ja isa uskumused või on emal tugevam mõju? Ema käest saab rohkem, ütleme niimoodi. Isa roll ei ole sugugi väiksem, sellepärast et ka laps kõhus olles tajub juba ümbritsevat keskkonda, kas isa on seal juures või mitte ja sealt energia tuleb ka eostamise hetkel juba ka lapse energiasse ehk siis sperma kaudu, et seal on osa ka isal, aga ema on see põhiline, kes kannab seda kõike. Aga isa rolli me ei pea pisendama. Aga ta on natukene väiksema kaaluga, sest et enamus sealt tuleb läbi selle filtri, et kuidas ka ema nüüd tajub isa
ja kõik need muud asjad hakkavad natuke suuremat rolli mängima see, kuidas laps ise sealt ema taustalt nüüd isa tajub, aga isa energia on ka alati olemas. Et seda ei maksa unustada. Vot nii. Nii et kui sa soovid tulla, siis suur üks-ühele töö minuga see on. Ja see programm jääb sulle vaadatavaks alatiseks, sa võid seda korrata. Osad, kes on siin soovinud, et tahavad uuesti tulla veel ka kordama, et kui on mingid nurki, mida tahaks veel omakorda puhastada, näha, võib-olla tuleb midagi üles, siis oled oodatud. Ja kui sa, praegu on sellele siis sooduspakkumine, vaatan, kas ma leian siit kusagilt panna ka lingi. Siis 2. juulini on sellele pakkumine, aga kes vaatab seda nüüd siit otse ja tahab veel pakkumist, siis võib mulle kirjutada Messengeri või info@ilonasibolt.ee ja siis mina ütlen sulle, mis mul on sulle pakkuda. Kui sa tunned, et see on midagi, mis on sinu jaoks väärtuslik. Minu jaoks oli see täiesti hindamatu väärtusega töö. Täiesti hindamatu väärtusega töö, sest et kui sul on see rahu selles ühenduses oma lapsega või oma emaga, siis see on väga-väga suur asi. See muudab siis selle igapäevaelu hoopis teistsuguseks ja toob teisele tasandile. Ja kui sul on mingeid küsimusi või tahad kommenteerida, siis sa võid seda teha ka kommenteerida siia selle video juurde. Nii et ma kindlasti vastan siis ka kirjalikult. Nii et me alustame selle programmiga 9. juulil. Ja pakkumine on kuni 2. juulini. Ja kui sa tahad eripakkumist, siis kirjuta mulle. Nii et mõtisklemist siit veidikene, kuidas asjad on. Nii et ma ootan sind. Ja ma soovin sulle absoluutselt ilusat päeva ja kohtume jälle. Olge tublid. Tšau!